C3 on alati olnud Sidrunimaa kõige energilisem liige. Ta ainult rallitaks mootorit põristades ringi, teeks võimaluse korral teistega pidevalt võidusõitu ja tõsi, enamasti ka võidaks. Ühel päeval aga, kui C3 oli jälle oma harilikul spordiringil, pidi ta ühtäkki pidurite krigisedes ootamatult seisma jääma, nii et saapad tossasid. C3 jäi imestusest esituledega takistust jõllitama. Kui ta poleks viimasel hetkel tee sees olevat ilmatuma suurt auku märganud, kukkunuks ta sinna sisse ja saanuks ilmselt väga-väga haiget. Sa püha pagasiruum, milline vedamine, et ma siia sisse ei sõitnud, ütles ta suure kergendusega. Et parasjagu oli Sidrunimaa tark Jumper uudse teekonna kohta märkmeid tegemas, nägi ta C3 vedamist pealt ja sõitis napilt pääsenule ligi. Noormees, kuhu sa niimoodi tormasid? Me peame tõsiselt rääkima, põristas Jumper üsna tõredalt. Muidu nii kärsitu ja energiline C3 seisis targa Jumperi ees vaikselt nagu tosooli sammas. Jumper, kes ei näita tavaliselt pettumust eriti välja, oli päris vihane. Ta jätkas. No kuhu sa niimoodi kiirustasid? Kas sa siis ei näinud seda liiklusmärki, mis selle hirmsa augu eest hoiatas? See suur, et nägin tegelikult küll, aga ma ei saanud sellest aru. Poetas C3 imevaikselt, aga ilmselge häbitundega. Jumper oli C3 säärasest vastusest nõnda hämmingus, et ta pidi enda tuulutamiseks aknad alla laskma, võtnud paar sõõmu värsket õhku ja märganud, kuidas C3 mootor väriseb nagu haavaleht. Ta mõnevõrra leebus. Me sa siis nüüd niimoodi värised. Me keegi ei tea sünnist peale kõike, sellepärast tulebki ju õppida. Sõida minuga kaasa, ma näitan sulle midagi, viipas Jumper uksega. Nad sõitsid ja tee peal tuli neile vastu tohutul hulgal teisi sidruneid. Liiklusvool oli tihe, mistõttu tuli eriti tähelepanelikult liiklusmärke jälgida. Mida rohkem nad sõitnud olid, seda rohkem mõistis Jumper, et C3-l on liiklusmärkide tundmisega väga suured probleemid. Kord tahtis C3 ilma teed andmata peateele keerata, siis ta tahtis teha vasakpööret kohas, kus see täiesti keelatud oli ja korra isegi telliskivi alt läbi sõita. Iga kilomeetriga sai Jumper üha enam kinnitust, et ta viib C3 sinna, kus on tema koht. Pärast umbes tunnipikkust sõitu olid nad lõpuks kohal. Jumper viis C3 ühe suure hoone juurde, mille sees ja ümber virvendas palju päris väikeseid ja ka natuke suuremaid sidruneid. See on sidrunite kool. Tule, ma õieti näitan sulle, mis siin tehakse, kutsus Jumper oma noore sõbra koolimajja sisse. Nii kui nad sisse astusid, sai C3 aru, et see sidrunite kool on üks vahva koht. Ta polnud nii palju tarkade nägudega noori sidruneid kunagi varem näinud. Jumper näitas C3-le klassiruume ja tutvustas aineid. Näiteks matemaatikas õpetatakse sidrunitele spidomeetri ja kiirusepiirangumärkide tundmist ning õige toidu ehk kütusekoguse arvutamist. Füüsikas jälle räägitakse sellest, millise kiirusega erinevaid kurve ja ringteid läbida ning kuidas kallakute peal käituda. Muusikas tegelevad sidrunid nii üksi kui kooris signaalitamisega, aga õpivad ka näiteks ära tundma kvaliteetseid kõlareid. Väga oluline on ka sidruni õpetus, kus räägitakse näiteks sellest, millist hooldus sidrunite keha vajab ja milline kütus on kõige kasulikum. Aineid on sidrunite koolis väga palju. Mõnele meeldib veidi rohkem üks, mõnele teine, aga sidrunite pardakompuutri treenimiseks on need kõik ühtviisi vajalikud, ütles Jumper elutargalt. C3 tänas Jumperit selle põneva ekskursiooni eest ning uuris siis, kas ta võib tagasi välja ringi rallitama minna. Noormees, kus sa nüüd niiviisi tormad? Kas sa tahad taas elus ohtlikesse olukordadesse sattuda? Küsis Jumper imestunult. Muidugi ei taha, teatas C3. Aga sellisel juhul pead koolis käima nagu kõik teised noored sidrunid. Elus saab korralikult hakkama vaid siis, kui koolis korralikult õppida, märkis Jumper. C3 mõtles tagasi kõikidele nendele vabadele päevadele, mis tal senises elus olid olnud ning muutus veidi nukraks. Kas ma pean nüüd tõesti terve elu ainult klassiruumis veetma?
mõtles ta endamisi. Aga kas mul siis enam üldse vaba aega polegi? Küsis C3 pettunult. Mis hullu juttu sa nüüd räägid? Koolis käiakse ju ainult argipäeviti ning õhtud ja nädalavahetused on ju sul vabad. Ja vaba aeg on palju nauditavam, kui sa oled ennast ka natukene pingutanud, õpetas Jumper. Lahe! Ma saan targaks, aga samal ajal saan ka mängida ja puhata. Enne töö ja siis lõbu, säras nüüd C3. Mulle tundub, et sa oled oma esimesel koolipäeval juba üht-teist kõvasti õppinud, patsutas Jumper sõbralikult C3 kapotile. Pealegi on ka koolis väga lõbus, usu mind. Ja nii saigi C3 aru, kui oluline on koolis käimine.